Tere hommikust! Me alustame siis oma festivali arutelude sarja ja tänase esimese hommiku teema on Ukraina, kuidas teatrid tegutsevad praegu Ukrainas ja milline situatsioon seal on ja nii edasi. Ja täna meil üldse ka ju, kes ma olen, nad jätnud Ukrainat etendus, nii et terve päev on Ukrainale pühendatud. Ja meil on praegu tõlkimistega niimoodi, et Ukraina inglise on meil laval ja siis tõlked on inglise ja eesti. Kes võib, Katariina, sa ütle täpselt need kanalid, et segadust vähem oleks? Number 1 kanal on eesti keel ja number 2 kanal on inglise keel. One is Estonian and the second channel is for English. Nõndaks tere hommikust kõigile. Et minu nimi on Rein Lang ja minu ülesanne on seda vestlusringi vedada, juhtida. Meil on üsna tõsine keeleprobleem siin praegu. Meie Ukraina sõber räägib ainult ukraina keeles ja meil on talle kõrvale pandud siis tõlk, nii et teie võite rääkida nii eesti keeles kui ka inglise keeles ja ma kujutan ette, et kui keegi tahab esitada vene keeles küsimuse, siis sellest saame ka kuidagimoodi jagu. Meil on tõlge on esimene kanal eesti keelde ja teine kanal inglise keelde, nii et sealt siis peaksite saama ettekujutuse, millest meil juttu tuleb. Aga mina pean paraku seda asja juhtima inglise keeles. Meie külalised täna on siis, nii nagu meie Norra külaline palus ennast tutvustada, et ta on Jörgen Norrast. We got Jörgen from Norway. He is a leader of the theater of Black Box meil on in Oslo. Siis Norra külaline Oslost ja meie teine Ukrainast Volodymyr Petriv, kes juhatab samamoodi teatrit ja kes räägib meile natukene sellest, mis puudutab üldse kultuurisituatsiooni Ukrainas sõja ajal ja ma tahaksin selle jutu tegelikult ajada natukene üldse laiemale teemale kultuuri rollist ja võimalustest, kultuuri saatusest ja võimalusest suurte kriiside ajal. So, for the economy reasons, I'm going to translate myself. Nüüd selleks, et säästa natuke raha ja aega, ma tegelikult hakkan ennast ise tõlkida. Meil on 1 tund selleks, et seda arutelu teha ja siis ma tahaks küsida seda, milline on kultuuri saatus ja milline on kultuuri võimalused kriiside ajal, et just meil oli see pandeemiakriis, et siis, kus erinevad riigid võtsid erineva lähenemise sellele, kuidas siis pandeemia ajal kultuuriga tegeleda, siis Eestis oli meil selline lähenemine, et kultuurilised asutused olid põhimõtteliselt avatud, et siis teatrid olid lahti ja teised kultuurilised asutused. Samas Soomes kogu see kultuurielu oli põhimõtteliselt suletud ja samas me näeme, milline on kultuuri olukord ja ütleme selline et siis kahjuks Narvas me peame siis oma kohtumist siis inglise keeles pidama, see on siis Eesti Euroopa Liidu olukord. Minu esimene küsimus teile ja see on väga otsene küsimus. Teie
tegutsete praegu sellises riigis, kus on väga tõsine olukord. Praegu teil on te olete sõjaolukorras ühe suure riigiga ja minu küsimus on teile, teie siis kogemus, milline on kultuuri roll ja võimalused, milline on teatride roll ja võimalused sõjalises olukorras, palun. Thank you. Я буду розмовляти українською. В першу чергу хочу подякувати організаторам цього фестивалю. Ma hakkan rääkima брати в ньому участь разом з ветеранами російсько-української війни. Kõigepealt ma hakkan rääkima siis ukraina keeles ja kõigepealt ma tahan tänada tänase festivali korraldajad selle eest, et meil on olemas võimalus osaleda selles festivalis siis veteranide teatriga. Створила виставу з нашими ветеранами. Дякую вам за вашу титанічну працю. And first of all, Merle Caruza and Mert Meyers, who provided us with the performance with our veterans. Thank you for your great job. Ma tahan ka tänada neid, kes on osalenud meie edenduses. Suur tänu teile suurepärase töö eest. Ja nüüd ma hakkan vastama küsimusele. Театр в Україні перебуває зараз в такому ренесансному періоді. Of course, the theater in Ukraine is currently in the state of renaissance. Ja tegelikult praegune see Ukraina teater on sellises renessansi perioodis, eelkõige oli selle pandeemia. Має нинішня війна. And of course, the great influence on the current state of Ukrainian theater has the current war. Ja kindlasti praegune sõda on avaldanud suurt mõju praegusele teatri olukorrale. And there are many factors how Ukrainian theater Ja on väga palju faktoreid ehk tegureid, mis on mõjunud sellele, kuidas Ukraina teater praegu tegutseb. Для того, аби розказати, як живе український театр. I guess 1.5 hours. Ja tegelikult 90 minutit, isegi 10 tundi ei ole piisav aeg selleks, et rääkida sellest, kuidas praegu Ukraina teater eksisteerib ja tegutseb. Mulle meeldivad põhimõtteliselt jah-ei küsimused, aga samas ma saan aru, et täna ei ole see aeg, millal mulle selliseid küsimusi esitatakse. Ja mulle meeldib tegutseda, mitte ainult küsimustele vastata. Найперше, це безпекова ситуація з театрами в Україні. Kõigepealt, kui me räägime teatritest Ukrainast, see on turvalisuse olukord. Ja siis України за виключенням одного міста, яке називається Ужгород, і це Закарпатська область, це біля Венгрії. Sest tegelikult, kui etendused toimuvad, siis kõikides linnades Ukrainas peale ühte kohta, mis on Ungariga siis piiril, toimuvad õhusireenid. See on ainuke koht, kus ei ole veel neid õhusireenid käima läinud, on Užgor, mis on Ungariga piiri peal. З Віктором Орбаном є очевидною. Ja ma arvan, et te kõik saate väga hästi aru, mis sinna linna ei ole veel neid õhupomme olnud, miks seda kohta ei ole veel pommitanud, sest see on see Viktor Orbani sõprus Vene agressoriga. Ja kindlasti sellistes tingimustes teatris töötamine on väga keeruline. Поновив роботу після повномасштабного вторгнення, і це було у травні місяці 22-го року. Me olime kõige esimene teater siis Ukrainas, Rivne linnas, kes hakkas taas tööle peale sõja alguse 22. aastal. На перших етапах війни я
думав, що театр буде не потрібен в Україні. ja sõja alguses mina arvasin, et Ukrainale ei ole teatrit vaja. The theater will not be in such a demand when the war is going on in the country. І був страшенно подивований, що населення, люди вимагали від нас поновити роботу театру. And I was deeply ja surprised mina that olin the väga-väga population and the üllatunud, city of et the country elanikkond asked ja us to start inimesed working again. riigis palusid meid alustada teatritööd uuesti. Я був ще більше подивований, коли через 4 місяці, через 5 місяців від початку війни ja mina olin väga-väga üllatunud, kui 4-5 kuud pärast sõja algust Sound even much more surprising that after 4 or 5 months since the war had started, people demanded us actors inimesi to nõudsid, present them a et comedy. meie näitlejad näitaksid neile komeediat. це, напевно, була захисна реакція. Oli väga-väga palju verd, oli väga-väga palju pisaraid ja võib-olla sellepärast see oli inimeste loomulik reaktsioon, et nemad tahtsid rõõmu, nemad tahtsid kas või natukene võimalus siis naerda, tahtsid seda komeediat. Яка існує кожної хвилини, як тільки злітає російський міг у небо, зразу по всій Україні відбуваються тривоги, і робота в установах і в театрах в тому числі припиняється. So the work of the theater has been hard so far. Aga teatride töö on olnud siiamaani väga raske, sest niipea kui õhusireenid hakkavad tööle, kõikide asutuste töö peatub, sealhulgas teatride töö. Електроживлення, електрики. Ja võib-olla te olete kuulnud seda, et meil on olnud elektriteenuste katkestused. Дуже дякую німецьким друзям, театралам, які допомогли нам з генератором. Ми могли працювати в умовах, коли живлення не було. Ja me pidime kasutama generaatoreid ja esimest generaatorit mina tõin Saksamaalt koos ühe minu sõbraga ja mina olen väga tänulik, et me saime sellise võimaluse, sellise abi, et me saime jätkata oma tööd ka selles olukorras, kui üle riigi olid elektrikatkestused. Запалювались телефони, світло телефонів. Ja isegi siis, kui elektrit ei olnud, siis inimesed teatris hakkasid siis kasutama oma telefonid selleks, et anda meile valgust. Pisarad tulid silmadesse, sest meil seda valgust teatris olid. Aga samas see valu annab sulle jõudu jätkata. Me oleme töötanud, meil on olnud seda jõudu 3 korda rohkem ja me oleme töötanud palju tugevamini ja paremini. Ми просто розказуємо історії. Ja praegu teater on puhkusel, aga kogu selle eelmise hooaja jooksul me ei õpetanud inimesi, kuidas peab elama, me lihtsalt rääkisime lugusid. Кожен вже із цих історій виносить з собою з стін театру те, що хотів би там побачити. Ja iga inimene, kes tuleb teatrisse, siis lahkub meie etenduselt selle mõttega või sellega, mida ta tahab sellest etenduselt kaasa võtta. З якої багато хто виходив з різними думками. Я вчора був подивований, коли я почув, багато з вас ви бачили цю виставу вчора, про Нарву. І я почув розмову 2 російськомовних пань. І одна з них сказала, я дозволю собі російську мову, Боже, какой прекрасный спектакль, какая ностальгия за прошлым.
And I wanna say thank you ja for ma tahan the öelda performance siis Estonian suur Theatre tänu about the city of Narva. eilse lavastuse eest Eesti teatrile, et siis eile, kui see eilne lavastus lõppes, ma nägin kahte prouat ja siis ma luban endale vene keeles rääkimist ja siis ma nägin kahte prouat ja üks nendest ütles, suurepärane etendus, milline nostalgia. Ja tegelikult mina nägin eilset etendust kui irooniat, aga siis suurepärane töö ja suur tänu Eesti teatrile. Ja siis Зупиняйте мене, бо я можу говорити. palun siis peatage mind, sest mina võin rääkida väga-väga pikalt. Eelkõige suur tänu teile ja siis me anname teile võimaluse rääkida, aga ma tahaks siis rääkida Jörgeniga Norrast. Et siis tulete sellisest väga rikkast Skandinaavia riigist, kui teil on stabiilne demokraatia, teil on väga rahumeelsed inimesed, stabiilne ühiskond, kas teie saate mõista seda olukorda, mis praegu Ukrainast inimesed, mis Ukrainas praegu toimub, millised on teie mõisted? Tänan teid sellise Norra kirjelduse eest. On veel mõned asjad, mida te saaksite oma kirjeldusse lisada, aga ma käisin Ukrainas ainult 2 korda, 2008. aastal ja siis eelmise aasta novembris. Ja need visiidid on mind väga palju mõjutanud, sest ma nägin seda, kui oluline teater on. Ja võrreldes mõnikord Norras mõnikord, kui sa lahkud teatris, ainuke asi, mida sa kaasa võtad, on sinu mantel ja siis kui sa oled seal Ukrainas teatris, sa näed, et sellised etendus on inimesi väga palju mõjutanud. Ja kui sa lähed aruteludesse, sa näed, et mõnikord inimesed räägivad sellest, et see on inimesi väga kaasa haranud, olgu see väga tugev olnud, või see tugev ei olnud, aga sa näed, et see on inimesi mõjutanud ja selles on olnud, suur tänu teile, aga ma tahaks, et me räägiksime praegu ühest väga teisest küsimust. Kui me räägime venekeelsest kultuurist ja vene keelest, kas on normaalne, kui me mängime Tšaikovskist Ukrainas? Мені здається, я зрозумів запитання. Бо я почув Чайковського. Ma arvan, et ma sain küsimusest aru ilma tõlkimiseta, sest ma kuulsin Tšaikovskit, ma ütlesin teile, et minu lemmikud küsimused on jah või ei, et minu vastus on ei. Aga kas te saaksite siis natuke seletada seda olukorda, et me kuulsime, et siis näiteks, kui me räägime balletist, et siis nad ei mängi enam seal Ukrainas Tšaikovski muusikat, et vene autorite teoseid ei avaldata enam. Kas see on mingisugune reaktsioon, et see on see, kuidas Ukraina ühiskond reageerib sellele mõjule, mis on olnud siis nõukogude ajal või see on siis Ukraina šovinistlik lähenemine siis venekeelsele kultuurile või kas see on lihtsalt praeguse sõjaolukorra tulemus? Mitte keegi maailmas ei ole
unustanud. Російською мовою і російською культурою, як зробив це Путін. Nobody in the world has done that much to block Russian culture and Russian performances as Putin. Mitte keegi maailmas ei ole teinud nii palju kahju venekeelsele kultuurile, nagu seda on teinud Putin. Хто прийде сьогодні на представлення наших ветеранів, той зрозуміє, якого болю, яких жертв завдає Україні ця війна. Тому все, що пов'язано з українською, з rosiiskою культурою, в Україні сьогодні табу. Ja kõik, kes tulevad meie etendustele täna, nad näevad seda, kui palju valu on tekitanud see sõda, siis need saavad vastuse praeguse olukorra kohta. Kas see on Tšaikovski, Dostojevski süü või Puškini süü? Я гадаю, ви знаєте відповідь на це запитання, але я на неї давати відповідь не буду. Ma arvan, et te siis teate sellele küsimusele vastust. Бо Україна, я гадаю, як і для естонців, Естонія – це все. Mul on liiga palju valu sees, sest minu jaoks Ukraina, nagu Eesti on eestlaste jaoks kõik, Ukraina on minu jaoks kõik. Jörgen? Norra ühiskond väga palju toetab Ukrainat ja mul on selline tunne, et suur enamus teie ühiskonnast, neil ei ole isegi sellist küsimust, kas me peame ukrainlasi toetama lõpuni, sest meie teeme seda nii eestlased kui ka norrakad. Kas Tšaikovskit mängida Norras on okei? Praegu see on liiga lärmakas. Üks näide on selline, et Oslo Filharmoonia orkester on siis mänginud Mussorgski mängi sellise segakuulajaskonna ees Mussorgskit ja see on siis ja seda on arutlenud meedias ja see ja kuna kuulajaskonnas on olnud ukrainlasi ja siis tegelikult selle Kiievi teemalise teose mängimine oli siis, on tekitanud siis ukrainlasi negatiivseid tundeid. Et see olukord on tekitanud väga suurt arutelu ja inimesed siiamaani on seda avalikus meedias arutlenud ja tegelikult me ei teadnud selle teose ajalugu. See on väga tuntud helilooja ja meie arvasime, et see oleks väga hea teos, et seda mängida. Tšaikovski, mina ei tea. Mina tean, et Oslo Rahvusteater seal mängitakse Onu Vanja, et ühel laval, aga tegelikult nad pidid selle Facebooki kodulehel kommentaaride sektsioonide kinni panema, sest inimesed just nende reaktsioonide tõttu, selle lavastuse tõttu. Ma arvan, et kõik siis siin auditooriumis teavad selle Norra autori Hamsoni, aga seda autorit ei ole lavastatud Norras mitu aastate jooksul Norras peale teist maailmasõda. Et millal sellega alustati, siis ma arvan, mulle tundub, et 2-3 aastat tagasi.
Markens Grøde i Trøndelag Teater, Regional Theater. Seda teost siis lavastas üks regionaalne teater 80 aastat. Nii palju see võttis aega, et selleks, et seda autorit lavastada. Ma samuti vaatan siin teatri ajaloolisse. Võib-olla siis oli väiksemaid lavastusi, aga ma ei ole nagu teiste kohta kuulanud. Aga tegelikult 80 aastat jah, on vaja aega. Selleks, et sellest üle saada, on lihtsalt vaja aega. Me kõik teame Richard Straussi ajalugu, mis oli, kellele keelati siis Saksamaal esineda. Nüüd Richard Straussid, et nüüd teda mängitakse aeg-ajalt, et minu küsimus on siis, kui palju aega see võtab? Ukrainale selleks, et siis tuua lavale tagasi venekeelseid autoreid või vene autoreid. Mina annan teile väga lihtsa näite. Mulle väga meeldib siis Vladimir Rasputini looming. Aastal 2010 mina küsisin MHAT teatri Rasputini võimaluse siis lavastada Rasputini tähtaeg lavastust. Це звичайна історія про маму, яка помирає і хоче, щоб її діти з'їхались до неї. See on üks lugu emast, kes hakkab surema ja tahab, et tema lapsed tuleksid tema matustele. Надзвичайно емоційна вистава про найдорожче, що є в житті, це мама. See on üks väga emotsionaalne lugu sellest, mis on sul kõige tähtsam, mis on sulle elus sinu emast. Seal ei ole midagi poliitikast. Aastal 2013 me lavastasime seda Moskvas. На міжнародному театральному фестивалі, See oli називався Слов'янський вінець. See oli rahvusvaheline teatrite festival Slaavi Berg ja siis me võitsime sellega igasuguseid preemiaid. Після того, як у Криму з'явились зелені чоловічки, Aga peale seda, kui rohelised inimesed ilmusid Kriimisse ja siis toimus Kriimi okupeerimine, Валентин Распутін підтримав Володимира Путіна. ja siis Rasputin siis aitas Rasputin toetas Putinit ja nüüd ja aitas Putinil seda sõna algatada. Nüüd mina esitan teile küsimuse, kas meie saame jätkata seda etendust, selle etenduse mängimisega. Kuidas me saame vaadata Втрачають найцінніше, найдорожче, що є в їхньому житті. Kuidas me saame vaadata silmadesse nendele emadele, kes kaotavad kõige olulisemat asja, mis neil on elus olnud, nende lapsi. Kui kaua aega seda võtab? Пов'язаних з Росією, навіть дуже швидко, якщо станеться чудо і Росія розпадеться на маленькі шматочки. Ma arvan, me saame siis tulla tagasi venekeelse muusika ja venekeelse kunsti juurde siis niipea, kui Venemaa siis Venemaal kaotab oma koosseisu ja sellest saavad väikesed riigid.
from yesterday's summit in Alaska. täna kell 3:30 ma ootasin mingisuguseid uudiseid siis Alaska kohtumise kohta. Minu intuitsioon mind alla ei vedanud, et mingisuguseid kokkuleppeid sellest ei sündinud. Це дуже довгий і тривалий термін. А можливо, цього не відбудеться ніколи. And I guess Ja mina arvan, et me saame oodata pikalt aega selleks, et see võtab veel väga pikka aega, kuni venekeelsed autorid tulevad tagasi Ukrainasse. Täname väga ja siis ootame siis kuulajaskonnalt küsimusi. Meil on siin 2 suurepärast külalist ja nende vaated nendele globaalsetele küsimustele on sarnased, aga kas teil on küsimused, kommentaarid? Teie võite kasutada inglise keelt, eesti keelt, vene keelt, ukraina keelt, palun. See on väga meil on väga tüüpilised Eesti külalised. Можливо, я тоді? Võib-olla mina saan küsida ka. Давайте поміняємося. Et vahetame rollid ära. Palun. Я з радістю передам нашому президенту відповідь на запитання, як нам жити далі, якщо хтось із вас скаже, як нам бути в Україні. Що нам робити? Ma hea meelega I can transmit your message to the president. annan meie presidendile edasi teie sõnumid, kui teil on mingisugused soovitused, et mida meil Ukrainas edasi teha, et mida meil teha, kuidas me saaksime edasi elada. Kas on teil mingisuguseid vastuseid, soovitusi? Teie lahkel loal ma küsin seda eesti keeles üle. Kas kellelgi on huvitavaid mõtteid, ideid, mida peaksid ukrainlased selles situatsioonis tegema? Ma arvan, et kõik te olete vähemalt põgusalt jälginud täna hommikusi uudiseid Alaskalt, kus oodatult ei juhtunud mitte midagi. Välja arvatud see, et üks mees jalutas sellelt kohtumiselt selgelt võitjana välja. Kas kellelgi on meie sõbrale Ukrainast mingisuguseid ideid, soovitusi? Minu eesti keel ei ole väga hea. Sorry about that. The question actually is there any bright ideas, suggestions from the audience, from our side, to our Ukrainian friends? What should they do? Я знаю відповідь на це запитання. I know the answer. Mina tean vastust. Це дуже просте. Боротись. And it's quite simple. Fight. Ja see on väga lihtne. Me võitleme edasi. Ми If we stop fighting, доведеться боротися вам. then you will have to fight. Sest kui meie ei võitle edasi, siis tuleb võidelda teil. Нашої війни. And I know that you're all very tired of the war of ours, Ja ma tean, et te olete kõik meie sõest väsinud, but we do not have any right to give up, aga and we are not going to. aga meil ei ole mingisugust õigust siis sellest võistlusest loobuda ja me võitleme edasi. 1952 році Tell me, how should I take the situation if in 1952 Ja öelge mulle, kuidas ma pean seda olukorda mõista, nii nagu kuidas minu vanaisa veel aastal 1952, minu vanaisa
kes võitles teises maailmasõjas, Soviet Union n- hanged. На грудь tema poes ennast батько її знайшов. When my father found him on his chest, Сів шматочок фанери, there was a piece of plastic. ja kui siis Volodõmõri isa leidis teda vanaisa, твої сини This all is because all your sons служать serve у радянській армії. in Soviet Union army. Так вони замітали сліди. Це була спроба покласти відповідальність за повішення мого діда на вояків, які боролися з радянською владою. siis tegelikult kui teda leiti, siis tema vanaisa keha leiti tema siis rinna peal oli silt ja see oli selle sildi peal oli kirjas, et siis see on selle tõttu, et sinu pojad võitlesid võitlesid Rivni Спецоперація. Planned special action. Rivni sõjaväes, et tuli välja, et see oli siis, see oli erisõjaväeüksuste operatsioon, et see ei olnud enesetapp ja siis nüüd on seal arhiividokumendid olemas, et selline lugu oli siis tema vanaisaga, et siis kuidas siis tema saab suhtuda praegusse olukorda. Et see oli veel aastal 1952, selline lugu oli tema vanaisaga. Mul on selle esimesele küsimusele vastus, et mitte vastus vaid, millega me peaks tegelema. Ma nüüd vastan eesti keeles. Ukraina peab jätkama võitlust, meie Euroopa riigid peame jätkama võitlust. Me näeme, et Trump on väga nõrk, me näeme, et Putin on liiga tark ja see Trump ei oska temaga vestelda. Meil on vaja saada mingi targem vahendaja ja mina nüüd teeksin ettepaneku ka, meil tasuks ära kasutada Kaukasuse riike, kellel on ka suur oskus tegeleda Venemaaga ja ka Kesk-Aasia riike, kes tuleb saada meie poolele. Et saada, see tähendab suurem võitlusväli Vene vastu. Et nii kaua, kui me ainult üksi eurooplased võitleme Venemaa vastu, me ei võida kahjuks seda sõda. Ja Ukrainat peab toetama, Ukraina toetamist peab jätkama ja kahjuks ainult Eesti, Läti, Leedu ja Poola saavad korralikult Ukrainast aru, mis Ukrainas tegelikult toimub. Et muud Euroopa Liidu liikmed on olnud ikkagi vabad, enam-vähem vabad, muidugi osad neist tulid Varssavi liidus, aga või paktis või mis ta oli. Et peame jätkama võitlust ja Kesk-Aasia ja Kaukasus ja Iisrael tuleb ka meie poole saada. Iisrael sellest kuidagi. Meil ei ole muud võimalust, sest Venemaa võtab kõik muud enda alla. Venemaa on väga-väga kaval ja Putin on kaval ja ta on kahjuks liiga tark meie õnnetuseks. Okay, I think I have to translate this into English first of all. The idea was that only the Baltic states and Poland could understand and are understanding Ukraine fully at this moment. All the rest of Europe is like, well, let's put it in a diplomatic way, don't understand the Ukraine situation 100%. And we have to engage also the Caucasus countries to be our allies, plus Israel. Otherwise, we will not win this war. And the main suggestion was definitely that Ukraine should continue fighting, because this is the only way. Any other ideas? Any other questions? Where we are gathering also to ask questions to Volodymyr and to Jürgen from Norway. Thank you. I'll stand up so you can see me. I have a Aitäh, question mul for on Volodymyr. küsimus I hope it doesn't Volodymyri come
ma loodan, et see ei ole mingisugune lugupidamisetu küsimus. Te olete arutanud seda, et siis keelate vene klassiline muusika ja klassiline teater. Kas ega teile ei tundu, et siis ukrainlastele see tundub, et see on mingisugune kaotus, et võib-olla see on ka mingisugune siis kas on mingisugune leinamine ka, et Мені здається, я вже відповідав на це, тому що якби не ця війна, ми продовжували б грати Распутіна. Ми продовжували б грати Чехова. mulle tundub, et ma arvan, et kui see ei oleks selle sõja tõttu me edasi mängiksime Tšehhovit ja Rasputinit, aga samas kui me arvestame sellega, et Vene näitlejad olid üks põhitegur Vene propaganda, ma ei võta seda kui suur kaotus ja ma loodan, et mina kedagi ei riiva kedagi tunnet, aga Ukraina teater siis sai endale suure võimaluse tuua lavale tagasi kõike seda, mis on olnud Ukraina kultuuris. Sest enne seda ei olnud võimalust seda teha, sest suur osa Ukraina teatritest siis laval oli põhimõtteliselt vene klassika, vene lavastused, aga nüüd meil on hea võimalus tuua meie kultuur tagasi meie lavale. See on suur osa meie identiteedist. See ongi suur võimalus näidata meie vabadust. Me toome meie kultuuri tagasi lavale ja me tähistame meie iseseisvust, meie vabadust. Ja praegu väga palju uusi noori lavastajaid siis saavad ka võimalusi näidata oma loomingut. Ja samas kujutage ette, kui Tallinnas, kui siis Eesti iseseisvuse väljakuulutamine, Eesti president kirjutab siis alla määrusele, kui Rahvusteater saab siis annab Vene teatrile siis Rahvusteatri staatusesse, kui see oleks Tallinnas. Ja seesama asi juhtus Ukrainas. President Kutšma oli esimene, kes andis kujutage ette, Kiievi Vene Lesi Ukrainki nimelise teatri, andis sellele teatrile Rahvusteatri staatuse. On teil veel selgitusi vaja? І тільки після цього статус національного отримав Київський театр імені Івана Франка. Ja ainult pärast seda Kiievi Ivana Franko nimeline teater sai sama staatuse. Aga kuidas peale sõja algust Mikolaevski, Odessi Vene ja teised teatrid, kes siis kasutasid venekeelsed etendused, kes
nad nad siis kaotasid kõik, kogu selle, nad kaotasid ära kõik need lavastused. Ja me ei saa siis panna kogu süü ainult meie naabrite peale või siis neile, kes nii-öelda ütlevad, neil on teistest rahvustest naabrid. Ma arvan, et me peame ka vaatama siis endasse ja siis vaadata ka, mis oli meie süü sellest, miks selline olukord juhtus. Me pidime tegelikult hakkama sellest mõtlema palju varem. Ja kui te ei ole meil minust väsinud, ma siis annan teile teise näite. Mul on olnud võimalus rääkida kõikide Ukraina presidentidega, välja arvatud Janukovitšiga, ja see on minu jaoks selline märgiline asi. Ja nad on kõik tulid Rivna linnasse ja nad kõik tulid teatrisse ja nad on kõik minuga kohtunud. Ja kuna see kohtumine toimub teatris ja kindlasti siis teatri direktor siis on see, kellega nad presidendid tulevad ja siis Jumal ka näeb seda ja kui Janukovitš tuli, siis ta korraldas kohtumise mitte teatris ja siis Jumal siis andis mulle võimalusele presidentiga mitte kohtuda. Ja siis kui mina kohtusin Ukraina esimese presidendi Krevtšukoviga, mul oli julgust talle öelda, see president küsis, miks me elame nii halvasti ja siis mida me peame sellega tegelema ja mina ütlesin talle, ja mina ütlesin talle kohe, et see viga oli see, et siis aastal 1991 andsid siis Ukraina passid kõigele, kes elasid Ukraina territooriumil ja mina ütlesin, et siis venekeelne elanikkond, neile pidi olema 7 aastat selleks, et siis valmistuda selleks, et toimuks nagu üleminek. Ja siis president küsis, miks 7 aastat. Ja siis kui president küsis, miks, siis Vladimir ütles, et praegu inimesel veel last ei ole ja siis 7 aasta pärast selle inimesel on laps, kes peab minema kooli ja siis sellel venekeelsel inimesel laps peab minema juba ukrainakeelsesse kooli, Ukraina kooli. Aga ega meil ei olnud hirmu küsida, aga meie valitsusel oli hirm tegutseda. Ja siis meie valitsus kartis siis teha venekeelsele elanikkonnale liiga, aga see elanikkond ei olnud, nad ei kartnud teha meile liiga. Ja siis vene keel ka kõlab ka praegu meie regioonil. Sest oma kiskjaid on ka Ukrainas, aga tegelikult me ei pea neid ka siis me nimetame neid nii-öelda neid ootajaid. Venekeelsest sõnast ždать, žduny, ootajad, need, kes ootavad seda, kui see olukord muutub.
reeturid sellised, kes ootavad ja olukord. Me teame, et Ukrainas on neid ukrainlasi, kes annavad andmeid siis, et need ja need siis annavad neid andmeid siis Vene üksustele. Aga vaatamata sellele kõigele, siis teater on elus. Ja mul on selline tunne, et mina juba hakkan siis esinema nagu poliitik, aga tegelikult mina tahaks rääkida teatrist. Aga teatri jõuga, teatrakeele jõuga me siis räägime tõest, me räägime sellest, mis hetkel toimub Ukrainast. Ja see on meie missioon. Suur tänu teile. Meil on 5 minutit selleks, et siis viimane küsimus siis ära kuulata ja ma näen, et Jaagul on üks küsimus. Jah, aga ma paraku jätkan samuti ajaloo teemadel. Mul on küsimus Ukraina lugupeetud Rivni teatri direktorile, kui kaua ta töötab teatris? Kui kaua lugupeetud Rivni teatri direktor töötab teatris? Minu küsimus lähtub sellest siis. How long has he been working in the theater? Як давно ви працюєте у цьому театрі? В цьому театрі я працюю з 1980. Alates 1985. Kõigepealt ma alustasin näitlejana, siis ma olin siis direktor. Mul on üks küsimus, mis mind on aastakümneid vaevanud ja nüüd ma saan selle esitada. Ma olin 1977–81 Eesti teatrite valitsuse juhataja. Ja 2 korda aastas kutsuti meid Moskvasse, kus suur Moskva, üle Moskva oli kõik 15 liiduvabariiki kokku ajanud ja seal me saime kõik sõimata selle eest, mis halba oli kuskil sündinud vahepeal, kui halba autorid oli lavastatud läänest või enda kirjanikest. Ja kogu selle aja seate meile eeskujuks see, mis toimub Ukrainas. Ja ka hiljem ma olen käinud nõukogude ajal veel Ukrainas teatrid vaatamas. Ukraina kultuuripoliitika oli minu arvates kõige mustasajalisem Nõukogude Liidus. Mängiti suures osas Ukraina enda autorid, sellised nagu Kornitšuk ja Kalamijets. Ukrainlased nõudsid, et need autorid mängitaks ka mujal Nõukogude Liidus. Eestis me ühtegi teost ei leidnud, kuigi me leidsime suurepärase Moldaavia autorid Rutse, keda sai lavastada. Ukraina näidendeid minu meelest Eestis ei lavastatud. Ja Ukraina kultuurielu juhtisid siis ukrainlased, mitte venelased. Kas minu mulje, et Nõukogude aja aastakümnete lõpus oli Ukraina kultuuripoliitika erakordselt mustasajaline, kus ei lavastatud paljusid autorid, ka vene autoreid, kes mujal Venemaal võisid lavastada, neil ei lubatud. On see õige ja kui on õige, siis millest see võis tuleneda? Well, I have to translate this into English first of all. Jaak Allik is a former Minister of Culture of Estonia and also being a chair of the repertoire of the Department of Theatres in the Ministry of Culture. And during the Soviet times, there were gatherings in Moscow where everybody was, let's say, very cautious about what happened in the sovereign member states of the Soviet Union. And Jaak got an impression that the most pro-Russian cultural policy was actually carried out in Ukraine during those days. Mida?
or the Soviet mentality. The most Soviet mentality was actually in policy means in Ukraine. And that policy was carried out by Ukrainians themselves. And Jaak wants to have a comment on that. Це важко коментувати. Я не історик, хоча намагаюся історію вивчати із книг. It's difficult to Mul on raske seda kommenteerida, kuna mina ei ole ajalooline, aga mina püüan ajalugu õppida. Росія направила пропаганду найбільшу на Україну. Ma võin öelda, et kõige suurem siis Vene propaganda oli siis suunatud Ukrainale ja siis kuna Ukraina oliks selline üks võtme Nõukogude Liidu vabariikidest, Росія рано чи пізно не стане. I guess Russia ma arvan, et focused mainly on Ukraine during Soviet period. kuna Nõukogude ajal enamus siis propagandast oli siis keskendunud Ukrainale, And without it, there is a risk that the union would collapse. І я сподіваюся, з вашою допомогою усіх європейців, усіх європейських країн і з Божою допомогою це станеться. And I hope with your help and help aga ma loodan, et teie abiga ja siis Jumala abiga ja kui kõik Euroopa Liidu liikmed ka siis aitavad, et siis Ukraina võitleb edasi ja ma loodan, et siis meie võitlejate, meie poiste ja tüdrukute, kes kaotavad oma elusid, kes kaotavad oma peresid ja oma vara, kes kaotavad kõike, aga samas nad võitlevad edasi selle agressori vastu. Ja teil on võimalus näha neid inimesi täna ja homme lava peal teie suurepärase, teie kauni teatri lava peal. Я, перейшовши поріг цього театру, я відчув, що цей театр якраз хоче надати якогось нового дихання, відчути цей смак свободи. І робить все для цього. Kui ma astusin selle teatri sisse, siis ma sain aru, et see on see koht, kus me saame uue hingamise, kus me tahame seda uut algust. Ma olen väga tänulik teile kõigile ja ma siis kallistan teid kõiki, sest Ukrainas me tunneme seda toetust kõikidel tasemel ja ma luban teile, et me võitleme siis vere viimase tilgani ja me võitleme siis võiduni ja me võitleme siis, sest me võitleme siis iseseisvuse ja tõe eest. Ja kui ma olin teel siia, see teekond võtab umbes 30 tundi ja kui ma sõitsin Suwałki läbi, ma nägin, kui ei olnud mingisuguseid, kui tankasid ei olnud, siis ma olin juba Balti riikides. Siis kui ma arvasin sellega, kuidas käitub Ühendriikide president ja kui olla kindel, et ühel päeval NATO kasutab oma 5. artiklit kõikides Euroopa riikides, et see on natuke küsitav. Ehk siis võitleme koos. Jah, slava Eestile ja slava Ukraini!
too many words to add to that. et tegelikult sellel ei ole palju midagi lisada. Ma arvan, et me hakkame lõpetama selle aruteluga ja siis suur tänu teile, suur tänu Volodimir, suur tänu Jürgen. And to conclude, I Et selleks, et võtta kokku, et siis Slava Ukraini Gerojem Slava. ja Slava kangelastele ja siis soovime teile kõige paremat ja siis jõudu ja siis edu. Ja teiega siis Ja siis kohtume teiega homme hommikul uuesti ja räägime Araabia maadest.